ma olen natuke julm. Ma loodan, et sa astud Lego peale. Et su alumine naaber hakkab trombooni õppima ja ülemine flamenkot. Ma soovin, et su helkur jääks bussiistme vahele. Ja et su uus telefoni mahuks ühtegi su taskusse. Ma arvan, et sulle oleks täiesti paras, kui keegi paneks pihta su ainsa kaasas olnud pastaka ja sinu postkasti vahitorni. Ma soovin sulle püramiidskeemi. Kas te tahate avada oma südame Jeesusele? Proua, kas teil on aega pensionist rääkida? Kas pisiperet on oodata, kui sa just lõpetasid pitsa söömise? Ma soovin, et su kohv külmaks läheb. Et iga su hea idee jaoks leiduks mees, kes ütleb, kusjuures tegelikult. Ma soovin sulle kõrge saapa sees jalast ära libisevat vasakut sokki. Valget salfakat su värskelt pessu pandud mustade viigipükste taskusse. Et nad unustavad su toonikusse džinni lisada, aga mitte jääd. Ma loodan, et su spellcheck on alati vales keeles. Et Excel neelab kuupäevadeks su mõõtmistulemused. Ma loodan, et su avokaado on juba pahaks läinud ja et sa satud täna ostukontrolli. See on siuke soneti moodi. Sest antidepressiivses väikelinnas on männid järvedega ühendet. Kui kõnnid metsa all ja tunned rinnas, kuis puude õõtsumine aimab vett. Ma jõuan koju, et teha ahjudesse tuled. Näen lõhkend toru, köögipõrand ujub veest. Näin rahulikuid, sees mul miski sureb, kui hüüan taeva poole. Kurat, mul on vaja meest! Mees tuleb, nagu mehed tulnud ikka. Konkreetse kutse peale, punkti pealt kell 3. Teeb ära töö, ei ole talgi juttu pikka ja annab arve €33. Ja siis siin lõpus on see, mis soneti lõpus on midagi, et on hea, kui sa saad mehi torutöid osta ja männid on nõus.